sõitmist on meil seekord palju, lähme Eesti kõige kaugemasse punkti, Missosse välja ja see on juba nii-öelda teisel pool Riia Pihkva kivitee, juba päris kaugel viimases selles Eesti kõige lõunapoolsemas nurgas. Siin Aanias on jah nii, et kõik teed on ilusad, ükskõik kust sa sõidad. Igal pool on hästi mõnus. Andre juustufarmi imemaitsvad juustud. Siin kohal leiad 3 põhjust, miks oma järgmisesse ostukorvil lisada mõni nende suurepärane juust. Juustu maitse saab valguse põllul. Taimed, mis on magusamad, sisaldavad rohkem erinevaid suhkruid, annavad rohkem energiat loomale. Läbi loomapiimale. Valmistame juustud täis piimast. Me ei võta piimast midagi ära, me ei koori piima, ei töötle teda füüsiliselt. Nii jäävad erinevad piimakoostisosad terveks. Laktoosivabad on juustud, mis on laagerdunud vähemalt 2 kuud. Meie sortimendis on sellisteks juustudeks Andre Grand, Andre Prima, Andre Grand Old ning Andre Prima Old. Tehakse seda maastikukujundust ja seal on see peegelsaun. Hästi, või peegelmaja, ütleme, mitte saun, otseselt ei ole. Neid me oleme ka mujal näinud, aga see on üks Eesti firma, kes teeb niisugused 4-kandilised, umbes nagu vagunelamud, aga seinad on peeglist. Nii et kui sa eemalt lähed, siis sa ei näe mitte midagi. Kõik on roheline, kõik on nagu taust. Lähedale jõuad, vaatad, kurat, see üks tükk on tegelikult peegel, mis peegeldab siis ümbruskonna mets, eks ole. Meil on siis see pool kuus on Mooska talu. See on see suitsusauna propageerija talu. Seal proua Eda Veeroja on väga suur. Ta on olnud kogu aeg seal Võru kandis selline turismi eestvedaja. Ja siis on tema selle suitsusauna eest nii kaua võidelnud, kui suitsusaun võeti siis UNESCO maailmapärandi nimistusse kui traditsioon, eks ole, sinna saab võtta hooneid ja saab võtta loodusobjekte ja saab võtta siis ka sellised rahvatraditsioone. Nii et selles mõttes tähtis koht ja ta näitab siis oma saunu seal ja räägib natuke saunakultuurist ja üks väga tähtis osa saunal on ka liha suitsetamine, mida nemad sealt siis teevad kohe päris niisuguses suuremas koguses ja siis tuleb meil siis suitsuliha proovimine. Mida mina nimetasin ühe korra õhtusöögiks, aga siis ta ütles, ei, see ei ole õhtusöök, see on suitsuliha degusteerimine. Aga see on degusteerimine nii, et kõhus on me täis. Ehk et 50 aastat siis oli isa traktorist ja ema lüpste siin samas selles liistre osakonnas, aga ülejäänud aja on esiisad siin lehmi pidanud kapitalistlikul moel ja see siis praegu jätkub ja te teate, et Eesti on Euroopas kõige ebasõbralikumas olukorras selles võtmes, et oma riik toidutootmist ei toeta võrreldes Läti, Soome, teiste naabritega, kus peale Euroopa abi riik annab ka. Meil seda ei ole olnud kõik need 30 aastat, seega Eesti on väga edukas, oleks väga edukas, kui kellelgi ei oleks toetus. Kui siis oleks Eesti kõige efektiivsem toidutootmise ja põllumajanduse maa, kuna kui toetused on ebavõrdsed, siis oleme väga kehvas olukorras. Mujal antakse abi, meie peame teie abil, teie peate kinni maksma kogu selle lõbu, mis poes on. Nii et see on ebavõrdne olukord. Nopril on 600 hektarit põllumaad kasutuses
sellest omanduses on paarsada, ülejäänud on rendimaa. Te näete mägised väiksed põllud ja Jumala osakaal kogu selles protsessis on ebanormaalselt kõrge ja selle osalus kasvab. Soolatud toode ja soolsus ütlustub selle müügiprotsessi käigus. Nii, mis veel? Miks käsitöö ettevõte? Aga sellepärast, et partiid on nii väiksed, et kui ma ütlen, 3 korda nädalas tehakse igat toodet ja kui on 100 toodet nimekirja, siis mõnda toodet tehakse 50 tükki. Selleks mingid automaati kasutada ja tüdrukud siin panevad veel vastu. Kui teie olete nõus maksma seda hinda, mida täna me küsime, siis me suudame mõne protsendi kaupa ka nende tüdrukute palka tõsta, et nad ei põgene minema. Aga te saate aru, et see ikkagi tuleviku kindel versioon ei ole. Kui teie pension ei kahekordistus, kui te ette, et täna räägites teist juttu, mis kõik tulumaksu vabastus läheb minema ja mis kõik. Seega olukord on päriselt kriitiline ja see, et poes meist enamus käib kampaania tooteid ostmas ja kahjuks peab tunnistama käsitöö ettevõtte Nopri samuti, et meie müügist 40% on kampaania toodete müük. Ehk et kuidas käsitöö ettevõtte saab teha 20% allahindlust, no aga muidu ei elaks, muidu te ei ostaks üldse. Kui näete punast silti, siis äkki läheb loosi. Ja me teame seda, et kui on kampaanias, siis mõne toote müük on 50 korda suurem, mõnel juhul 20 korda. Ega me neid väga palju ei näe, mõnda järve natuke näeme, aga siin nad on ikka siin võsa on ees ja ümber. Peale naine, eks ju, ja mina ei puutu sellega kokku. No ikka puutud ka, kui oma vahel. Tütreke on siin toimetav, olin alguse juures ja algus oli niimoodi, et sai lolli peaga endale siia suvekodu vastetud ja siis sai töö ka võetud. Et suvekodus käisime nii kaua, kui tütar kooli lõpetas ülikooli Tartus ja siis et midagi nagu, mida teha, eks. Sai proovitud, võtsime mõned kitsed endale koju ja meeldis, välja arvatud mul naisele, teistele kõigile meeldis, tema oli sellepärast mures, et ta ei jõudnud neid õunakuid ja roose kokku lugeda, mida kitsed nahka panid. Nii kui me ütlesime, et kõht ongi juba tühjaks läinud, eks ole? Ei, no naljaga. No aga kohe, algul me kohe ei söö ju ikka, vaatame kitsekesed üle. Aga kitsed on ilusad, loomana on nad tõesti, need on need Tüüringi kitsed ja sellist hallid ja suured ja eriti need sokud suurte sarvedega ja nendel on hea elu, seal on isad ja pojad koos elavad rõõmsalt ja üldse ei ole niisugust asja, jah, nii. Selles mõttes nagu tööstuslikus mõttes siin oli laud ilus, aga ikkagi nende elu on karm ikkagi ja kui me kuulsime, et nendel on ainult üks arsti see meede, eks ole, lihakombinaat. Aga ilus tee on ja ega nüüd ma arvan, et siin käinud väga ei ole selles, kes on vanal ajal käinud, eks ole, ta oli nõukogude ajal väga populaarne koht siin 70-ndatel, 60-ndatel. Siis käidi ujumas ja mina jälle ka, minu vanemad vedasid mind ka siia juba varajases nooruses. Aga vahepeal kaua aega ei sattunud.